Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase taskuhäälingut. Iga nädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Head kuulajad, konservatiivne kristlane 5. saade. Minuga on ikka stuudios Marko Müürisepp. Mina olen Hans-Kris Loime. Tere Marko. Tere Hans. Ja kuidas aastavahetus läks? Hästi, oli tore, rahulik, sai kõik head ja paremat söödud ja joodud. Selge, jah, sama siin, et tegelikult käis päris kiiresti, et jõulud ja vana aasta õhtu ja lähme siis uuele ringile. Ja nüüd ongi 3 kuniga päevaga saab jõulude periood läbi ja siis edasi nüüd on tavaelu, pühad on läbi. Pühad on läbi, jah, okei. Selge. Täna on meil siis nagu ikka 2 põhiteemat. Üks on siis vabariigi presidentide Soome Eesti uusaastakõned ja teine suur kõne siis või teema on siis seotud homode lapsendamisõigus konservatiivse kristlase vaatenurgast. Ja. Et ennem kui sa, Marko, avad seda teist teemat, siis hakkame otsast minema. Ja, aga miks me Soome ja Eesti presidentidest räägime? No, see on küsimus. No, tegelikult on mõnes mõttes küsimus, aga teistpidi on see, et Soome ja Eesti on tegelikult väga lähedased riigid, et meil on ajalooliselt sama, meil on keeleliselt sarnane taust ja et oleks natuke huvitav, otsustasime seekord tuua aastavahetuse võrdluseks Soome ja Eesti presidentide kõned, kuigi võib-olla oleks pidanud tegema hoopis Vene ja Eesti presidendi kõne, aga olgu, ei, seda teevad keegi teine. Jah, jätame selle mingiks muuks saateks ja muudele saatejuhtidele. Meie keskendume siis täna kõigepealt Eesti Vabariigi presidendi kõnele, mis on siis saanud meedias ja igal pool juba erinevaid, ütleme, kuidas nüüd öelda viisakalt, erinevat vastukaja siis. Aga meie siis, ma kirjutasin endale siia välja mõned sellised 3 punkti, mis siis meie vabariigi presidendist kõlama jäi, et punkt 1, et riik on meie ühine looming, mitte nende oma. Väga huvitav selline alapealkiri. Mitte siis selle valitseva kliki oma? Jah. Okay. Et Karis rõhutas, et Eesti käekäik ja see, milliseks kujuneb meie tulevik, ei sõltu ainult poliitikutest, vaid meist kõigist. Et väga sükene tegelikult sügav lause. Jaa. Et ja Eesti aastaid kirjutame kõik ühiselt. Kutsub ta siis sellega nagu, ütleme, suuremalt kaasa. Meie Eesti, kõikide inimeste Eesti. Et see on üleskutse siis kodaniku aktiivsusele ja mõistmisele, et riik algab meist endist, meie tegudest ja valikutest. Kas need valikud, president tõi välja ka seda, et meil olid ju kohalikud valimised, et kas võis mõelda nagu neid valikuid siis laiemalt, Marko? No kindlasti, loomulikult ta mõtleski neid kohalikke valimisi, et kohalikud valimised andsid teatud signaali sellele, et kuidas rahvas asjadesse suhtub. No ja see signaal on siis see, et milliste poliitiliste jõudude juhtimisel või esindatusel soovib rahvas edasi tegutseda. Aga no ma peaks ikka mainima seda, et tegelikult 72% Eesti kodanikes pooldab põhiseaduse muutmist selliselt, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Ja tegelikult 70% arvab, et rahvast peaks presidenti valima otse, et loodame, et tulevikus antakse rahvale rohkem võimalust, kui ainult iga 4 aasta tagant osaleda otsuste tegemisel. Et vajadus mullist välja piiluda ja arukalt arutleda, et seda arukalt arutleda on meil tõesti vaja, et tundub, et pigem, et me ei suuda praegusel ajal üldse. Kui vaadata nagu kõiki poliitilisi jõude, siis meil ei ole seda arukalt arutlemist. Pigem on kõik omavahel tülis. Ja, aga see aina süveneb, et meil on tekkinud nii, et meil on olemas vasakpoolne meedia, mis on siis Delfi ja kaua aega ka Eesti Päevaleht, mida enam nüüd küll kahjuks ei ole või õnneks ei ole. No uues kehas. Siis no ta on Delfi sees. Ja siis on meil nii-öelda
parempoolsem või konservatiivsema tiiva esindaja siis Postimees Grupp. Aga Postimees Grupp ja Delfi mõlemad on tegelikult käinud siin liikunud oma vaadetelt ühele poole ja teisele poole, aga sellist, et kus kõik nagu koos saaksid rääkida, sellist keskkonda ei ole, et et need on isegi nende artiklite sellised, ütleme, tonaalsus ja sisemine nagu tunnetus on täiesti nagu vastandlikud. Ja täpselt sa väga ilusasti tõid selle välja, et president juhtis tähelepanu ühiskonna lõhestatusele ja vastandumisele. Ta kutsus üles inimesi oma infomullidest välja tulema ja püüdma mõista teistsuguseid vaatenurkasid. Et kõik, mis sa just ütlesid. Jah. Et mõte on siis selles, et tarkus ei sünni loosungite ega karjumise kaudu, vaid arukalt arutledes. Päris tark lause, ütleme nii. Ja ütles ta veel siis üleskutseks, ehk siis manitses, et meid mitte halvustama ega pisendama oma kaasmaalasi, vaid siis suhtuma üksteisse lahkemalt ja hea südamlikumalt, ütleme siis niimoodi, et aeg on tegutseda, et ei ole niimoodi, et lükkame kõike edasi kogu aeg, et kohe on vaja hakata pihta. Ja no minu meelest tema kõne oli selline armas ja südamlik, et oli armas südamlik Eesti sisse suunatud kõne, vähemalt mulle tundus nii. Jah, me suudame kõik olla veidigi parem inimene ja anda oma panus kohe, mitte hiljem. Et see on siis, jah, tema kõne jäi sellega kõigile nagu meelde, et see oli selline südamlik, meile ja eestlastele väga sükene armas ja see kompaktne. Aga kui me nüüd liigume edasi, või sa soovid, Marko, lisada siia lõppu veel, mis seal... No ta rõhutas ka seda, et meil on ühiseid väärtusi, et väärtustest, et haridus ja võrdsus ja õiglus ja tegelikult ongi see, need on asjad, millega me peaksime tegelema ja mis on kõikidele vajalikud. Ja nüüd selle õiglusega muidugi on see, et õiglus kahjuks on, seda õigluse tunnet ei ole, kuna valitsejatel on, ma ei tea, natuke üle 10% rahva toetus ja siis tundub tõesti, et see on ebaõiglane valitsemine, eriti veel, kui see toob kaasa selliseid kannatusi, majanduslikke kannatusi ja muid sarnaseid, aga lähme siis Soome presidendi juurde. Aga ma ennem küsin sult ära, et kas see jäi tema viimaseks uusaastakõneks? No presidendi valimised on, ma arvan, et ta ütles ka ja ma ei usu ka, et tema uuesti presidendiks saab, aga kes saab, seda me kohe kindlasti ei tea. Okei. Et võrreldes Alar Karise ja Aleksander Stuubi uusaastakõnedega siis joonistuvad välja selged erinevused nii fookuses, toonis kui ka riiklikus enese kuvandis, ütleme siis nii. Et siin on 3 peamist erinevust, et sisekaemus versus välispoliitiline haare, et Alar Karis keskendus peamiselt Eesti ühiskonna siseelule. Tema kõne oli suunatud sotsiaalsele sidususele, manitsedes eestlasi vähem vastanduma üksteisega, arukamalt suhtlema. See vastu Aleksander Stuub rõhutas märtsa rohkem Soome rolli maailmas ja julgeolekut. No Soomel ongi olnud suured muutused, Soome liitus meil NATO-ga ja president Aleksander Stuub on oskuslikult ka Ameerika presidendi Donald Trumpiga suutnud suhelda vastupidiselt võib-olla teistele, et temas on sellist globaalset riigimehelikkust. Ja sellest siis ka tema kõne arvatavasti suund. Tegu on ju tegelikult Soomes tuntud ärimehega, nii öelda, eks ju, Aleksander Stuub, et oskab selles ringkonnas küll tegelikult õigetele nuppudele siis vajutada ja pakkuda Soome maailma parimaid jäälõhkujaid. Jaa, no see on tegelikult on tugev tegu, kõva tegu. Kui ma Soomes keskkoolis käisin, siis ma mäletan, ma elasin Raumal, siis see on soomlastel see laevatööstus on pikalt olnud endal selline uhkus, aga kahjuks vahepeal on ju olnud Korea ja Lõuna-Korea ja siis Hiina laevatööstusettevõtted on palju nende ärist ära võtnud ja nüüd on tegelikult, see on soomlaste jaoks väga võimas võit, et nad saavad ehitada neid jäälõhkujaid Ameerika Ühendriikidele.
et kui me tuleme punkt 2 juurde, et Alar Karis tegeles kõnes psühholoogilise ja sotsiaalse probleemiga, infomullide ja sotsiaalse vaenuga, siis Alexander Stubb kasutas oma kõnes sageli mõistet väärtuspõhine realism. Realism on siin, jah. Kuulete, realism, me elame nüüd realistlikus maailmas, siin on väärtuspõhine, no vaadake, väärtused on, me ei saa kõiki oma väärtusi alati rakendada selles reaalsuses, kus me elame. Et rõhutas, et Soome peab kaitsma oma väärtusi, demokraatiat ja vabadust maailmas. Et kuna see on muutunud karmimaks, siis Soome peab olema rohkem iseenda eest väljas. No jah, nüüd on iga väike riik peab olema rohkem iseenda eest väljas, sellepärast, et maailm on muutumises ja muutunud juba. Ja siis siia lõppu, et Stubbi kõne oli enesekindlam ja jõulisem, suunatud pigem riiklikule ja vastupidavusele ja positsioneerimisele, et kui meie kõne jäi pigem sellise kodumaa ja siis inimestele siia, ütleme, oma riiki, siis see oli ikka suunatud rohkem välispoliitikale ja sellele, et tuleks ennast rohkem positsioneerida väljaspoole. Ja, no tema see kõne stiil oli selline aktiivsem ja jõulisem ja no ma arvan, et tegelikult see on hea ja see on hea ka Eestile, et meie naabril on selline juht, keda siis kuuldakse ja kes on siis tegija maailmas. Ja no muidugi Soome on ju tegelikult on muutunud, Soome on NATO liige, kes oli pikka aega väga neutraliteeti ja nii-öelda oli selline Nõukogude Liidu huvisfääris. Ja nüüd on meil üle lahe asub meil ja Soome sõjavägi on väga võimas, et selles suhtes mul on ülimalt hea meel, et Soome on NATOs ja et meie oleme nende naabrid ja meil on selline ühine keeleline ühisus. No nad otsisid aastaid tegelikult venelastega sellist nii-öelda siis ärilist sidet, et kui vaadata siis Hartwall Arenat, mis ma ei tea, kas ta täna seisab tühjana, aga veel mõni aasta tagasi oli elektriarved maksmata ja vaikselt hallitas juba. No Venemaa kodanike jaoks Soome on selline, on olnud väga populaarne nii-öelda suvila omamiskoht ja muud sellist, et tegelikult on see ikkagi on see nüüd, see sõda on avaldanud ka Soomele mõju ja Soome on nüüd ilusti nüüd leidnud siis teise väljundi Ameerika suunas, et ta nüüd orienteerinud ennast sealt Venemaa pealt Ameerika suuna peale, et selles suhtes on tore. Et siis ja kolmas punkt, et kodanikukeskus versus riigikeskus. Alar Karis asetas fookuse iga üksikule inimesele. Tema sõnum oli, riik algab meist endist. Ta rääkis igapäevastest tegudest, sellest, kuidas me üksteisega poes või sotsiaalmeedias suhtleme. Alexander Stubb rääkis rohkem Soomest kui institutsioonist ja riigist. Kuigi ta mainis ühtsust, oli tema vaade suunatud pigem Soome kui terviklikule toimepidavusele, suurte globaalsete kriiside, sõda, kliimamuutused ja tehnoloogia. Jah, no rohkem riigimehelikum ja Alar Karise kõne oli rohkem pastoraalne, selline preesterlikum. Jah, et tegelikult Karis ju tegelikult riigipeana tahtis vaadata rohkem siis rahva hingeellu. Ja. Ja kokkuvõttes vaadates ringi, siis tegelikult Karise kõne jäi natukeseks pehmeks ja püüdes siis ravida Eesti ühiskonna haavu küll, aga see oli tore ja armas. Ja mõlemad on konservatiivse kristlase vaatest on ka mõlemad tegelikult õiged lähenemised, et see reaalsusega me elame selles langenud maailmas ja me peame selle reaalsusega hakkama saama, et me ei saa kõiki, meil ei ole võimalik jumalariiki siin maa peal luua, et see on kõik õige. Aga... Ja siis ma ütlen siia lõppu, et Stubbi kõne oli dünaamiline, väljaspoole suunatud ja strateegiline, rõhutades Soome tugevust, kindlust ja ebakindlust maailmas. Jah, no nii on. Et seda siis, sellega saab meil esimene punkt siis läbi ja liigume edasi siis homode lapsendamisõigus konservatiivse kristlase vaatenurgast. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime.
Ma ennem kui ma, Marko, annan sulle sõna, siis ma loen ühe lause ette, mis ma leidsin. Kristlase jaoks on abielu püha liit. Kui riik laiendab lapsendamist õigus samasoolistele paaridele, nähakse sellest tihti abielu mõiste tühjenemist selle algses tähenduses. Jaa. No, mida me siin saame öelda? Kirikuisade seisukohad homoseksuaalsuse kohta on üheselt negatiivsed. No siin ei ole nagu kaheti mõistmist. Ja nad mõistsid homoseksuaalseid aktid hukka kui loomuvastased, ehk siis ladina keeles contra naturam, ja seda kui pattu loodu korra vastu, no, ja kui raskeid patte, mis välistavad Jumala riigi. No see on päris loogiline, et kui sa võtad 2 meest kokku ja üritad nende 2 mehega teha lapsi, ei õnnestu. Võtad 2 naist kokku, üritad nendega teha lapsi, ei õnnestu. No see on selgelt loomuvastane. See ei ole, see on täiesti, see on võimatu. See on lihtsalt võimatu. Et juriidiline seis hakkas sellest pihta, et kooseluseadus võeti vastu 2014. aastal, kuid selle rakendusaktid jäid aastateks vastu võtmata, kuni siis aastani 2024. 1. jaanuar, kui jõustus Eestis seaduse muudatus. Et kas see oleks võinud, Marko, jääda sinna 2014. aastasse või? Ei, no mina arvan seda, et üldse kooseluseadust ei oleks pidanud vastu võtma ja mina arvan seda, et kooseluseadust tuleks tühistada. Et siin peaks või ümber teha, et selles suhtes ma leian seda, et mees ja mees ei saa abielluda ja naine ei saa abielluda, aga ma ütleks, mida ütles siis kirjutas apostel Paulus oma kirjas roomlastele 1:25-27, et nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodud looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti, aamen. Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte. Nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasusega. Ma isegi ei taha öelda, mida nad mõtlevad seal. Nõnda samuti ka nende mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu. Mees on teinud mehega nurjatust ja on seega iseenesest saanud kätte paratamatu palga oma eksimuste eest. Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegemas seda, mis on väär. Homoseksuaalsus on väär. Või siis, et mida siis Markus 10:6-8, et loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need 2 saavad 1. Nõnda, et nad enam ei ole 2, vaid 1 liha. Ja see kõik toimib, see on päriselt võimalik. Et kas lapse müümine on põhiseadusega lubatud? No sinna ma veel jõuan selle lapse müümise koha peale, et no esiteks ei saa, homoseksuaalsed paarid ei saa moodustada perekonda ja see on lihtsalt nii. Näiteks Johannes Kultsu 4.-5. sajand nimetas homoseksuaalseid akte hullemaks kui mõrv ja hullumeelsuseks ja kurjemaks kui igasugune patt. Või siis Püha Augustinus Lääne kirikus ja kirjutas, et sellised teod on jäledused, mis on vastu loodusele ja tuleb igal ajal hukka mõista. Või Tertulianus välistas nad kirikust, sest et kui nad on koletised, kui mitte lihtsalt patud on need homoseksuaalsed aktid. Või Basilius Suur, kelle 1. jaanuaril oli mälestuspäev, võrdsustas mehega magamise abielu rikkumisega ja määras sellest karmid karistused. Et kirikuisad rõhutasid abielu kui mehe ja naise vahelist liitu, mis on suunatud lastele ja perekonnale Jumala plaani järgi. Ja homoseksuaalsed suhted ei sobinud sellesse raamistikku. Neid peeti moraalselt vastuvõetamatuteks ja patuseks eluviisiks. See on selline kristlus, mida meile meie esiisad on edasi andnud. Seega, kui ei olnud otsest nagu arvamust lapsendamisest, aga kuulge, kuigi nad homoseksuaalsed suhted ei ole kiriku pärimuse ja traditsiooniga aktsepteeritud. Siin ei saa isegi olla juttu mingisugusest lapsendamisõigusest, eks ole. Ja isegi kui selline praktika oleks olnud täiesti vastuolus nende arusaamaga abielust, perekonnast, loomulikust korrast, loomulik kord on see, kuidas me elame, laste kasvatamisest kristlikus keskkonnas. Lapsi pidid kasvatama vanemad, kes elavad kooskõlas Jumala tahtega, mitte patuses seisundis. Vot selline oli see üldine varakristlik konsensus, mis kehtib siiamaani traditsioonilist kristlikku õpetust järgivates nii õigeusu kirikus kui katoliku kirikus kui ka traditsiooniliste protestantide juures.
aga lapsendamisest nüüd rääkides, et tavalapsendamise kohta oli levinud praktika ka algkristluses, aga siis lapsendati selleks, et nagu tagada pärandit. Ja hiljem siis võeti vastu ka lapsendamist, käsitleti ka kiriku kaanonites. Aga nagu otseselt sellised hinnangud, et kas kristlased peaksid lapsi adopteerima või kuidas suhtuda hüljatud lastesse, seda otseselt kirik ei käsitlenud. Küll aga võin ühe öelda Jaakobuse 1.27, et Jumala isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata. Ehk loomulikult tuleb hoolitseda orbude eest ja juhul, kui on selline situatsioon, et on laps jäänud vanemateta, et siis nende üleskasvatamine on õige kristlik tegu, aga mitte 2 mehe poolt või mitte 2 naise poolt, vaid ikkagi perekonna poolt või siis vähemalt kristlikke väärtusi hindava perekonna poolt. No ja ma siis räägiks veel surrogaatlusest ka, või on sul küsimusi? Ei, et ma lihtsalt tõin siin välja mõned karistusseadustikust paragraafid, et mis on siis meie põhiseadusega tegelikult kooskõlas, et kui Eesti pinnal peaks toimuma lapse müük või asendusemaduse tehing, kus lapse loovutamise eest makstakse raha, siis on lausa 3 eraldi paragraafi, mille eest on võimalik siis esitada süüdistus. Aga karistus on ka kirjas või? Karistus on 1 aastast kuni 10 aastani vangistus. Aha, selge, vähemalt meie seadused sellise surrogaatemaduse välistavad. Ja kiriku isade õpetuse järgi on siiski see, et nad suhtuksid negatiivselt nii surrogaatlusesse kui ka tegelikult katseklaasi viljastusse. Et surrogaatlus hõlmab 3. isiku sekkumist abielu intiimsusesse ja lapse loomisesse ja see rikub abielu sakramenti. Nii püha Kultsu kui ka püha Augustinus rõhutasid, et abielu on püha liit laste saamiseks. No ja lisaks siis ütleme, Johannes Kultsu ütles, et abielu aitab ära hoida mõlemi osapoole patu, sest nad saavad omavahel seksuaalsuhteid harrastada, et just siin ongi vahe siis püha Johannes Kultsu, kes siis arvab, et seks on abielu osa ja Augustinus arvab, et on abielu eesmärk on ainult laste saamine. Ja kirikuisad mõistsid hukka kõik, mis segab loomulikku protsessi. Selles suhtes, et seda loomulikust me ei lähe Jumalat mängima. Ja hilisem kristlik traditsioon, kaasa arvatud praegune katoliku ja õigeusu traditsioon peab surrogaatlust ja katseklaasis viljastamist vastuvõetamatuks, sest need lahutavad seksuaalse akti laste saamisest ning kohtlevad lapsi kui toodet. Ja peaks veel mainima, et ei tähenda viljatus, et Jumal keelab lapsevanemaks saamist, piibeli kirikuisad toetavad orbude eest hoolitsemist ja lapsendamine on armastuse akt, mis peegeldab Jumala adopteerimist meid oma lasteks, et selles suhtes on lapsendamine on okei, aga mitte 2 mehe poolt või mitte 2 naise poolt, aga selgelt igasugune surrogaatlus ja kahjuks ka siis katseklaasi viljastamine ei ole konservatiivsete kristlike väärtustega kooskõlas. Aga mis sa arvad, et kas abielu võrdsus või kas see, mis hakkas kehtima, mida Eesti 200 siis oma valimisprogrammis ka väga lubas ja mille nad ära tegid, et kas järgnevad valitsused vaatavad selle, mis sa arvad üle? Pigem... Kuule, 89% Eesti kodanikest arvab, et abielu mõiste alla kuulub leibkond, kus on mees, naine ja lapsed. Ja see perekonna mõiste muutmine oli selline poliitiline samm, mis on selgelt vastu Eesti kodanike eelistlustele ja rahva arvamust arvesse võttev ja rahva arvamusest hooliv poliitiline liikumine või erakond loomulikult muudab selle asja tagasi. Selliseks, nagu ta oli. Jah, et eks seda näeme me tulevikus, et kuidas järgnevad valitsused hakkavad pigem siis seda küsimust lahendama või kas nad hakkavad lahendama, et kas sul on midagi veel sellist öelda, mis on siis ütleme konservatiivse kristlase sellise vaatenurgast, et kuidas ta suudab seda siis endale veel paremini lahti mõtestada? No
lapsed on alati Jumala õnnistus, olenemata sellest, kuidas nad perre tulevad, kas nad tulevad loomulikult lapsendamise teel või kuidas. Ja viljatus ei ole alati ja viljatus on Jumala mingi ettehooldus inimesele, et selles suhtes, et me ei tea, kuidas Jumal toimib ja surrogaatlus on kirikuisade mõistes patt, sest see eirab loomulikku korda, kuid lapsendamine on siiski väga kiiduväärt tegu, kui on sellised situatsioonid. Aga lihtsalt selline natukene kiuslik küsimus võib-olla, et mis peaks meil siin riigis valesti minema, kui meil hakatakse ka lapsi müüma? Ei eks siis järgmised valimised tulevad veel radikaalsemad jõud, juhul kui rahvas valib veel radikaalsemaid, vasakpoolseid, liberaalseid jõude meid valitsema, aga ma loodan siiski, et Jumal hoiab meid sellise õuduse eest, et see, mis vahepeal siin oli rahvale nii-öelda meeldetuletuseks, et kuidas võivad asjad minna. Et kui me soovime rohkem tegeleda vangide küsimuse ja siis kasiinosõtlastega, siis kas see võiks siis ütleme juba lagi olla, et kui hakatakse sellest teemast lähemalt ja niimoodi tundlikumalt rääkima? Ei lagi uuel aja on välja pakkunud meil ju need hingusele mineva Eesti 200 või siin ühes saates kutsuti neid promilli erakonna poliitikud, et peaks hakkama rääkima eutanaasiast. No kuulge, inimeste nagu abistatud enesetapust. Meil niigi on vähe inimesi ja nüüd me peaks hakkama sellest rääkima. Siin saab veel hullemaks minna, et tõesti saab hullemaks minna, et ei ole midagi, lagi ei ole käes. Selge, et on sul midagi seal olulist veel saate lõpetuseks öelda meie kuulajatele? Jaa, et põhimõtteliselt järgmises saates on meil sügavam sissevaade progressiivse tulumaksu sobilikkusesse ja kuidas sellesse suhtuda konservatiivse kristlase vaatest. Ja seda selgitab meile lahti tegelikult Riigikogu saadik ja endine minister Leada Nilsson-Järg, kes seletab lahti, et kuidas juba praegu olemasolev süsteem on juba ebaõiglane just paljude inimeste suhtes. Ja siis me käime läbi, nii et järgmine see saate nagu see sügavuti minev osa on siis tulumaksu, progressiivsest tulumaksust ja tulumaksu tõstmisest või siis langetamisest. Ja lisaks on mul midagi rääkida veel, et selle aastavahetusel või selle eelmises saate vahele jääva perioodi jooksul ma siis uurisin, et midagi teised teevad, et tegelikult ega me ei ole ainukesed, kes teeme seda saadet. Ja siis mul õnnestus selle vahele jääval perioodil kuulata siis 2 saadet ja need olid siis, küll mõlemad olid EKRE taustaga. Üks oli Mardi ja Martin Helme räägime asjast ja teine oli Anti ja Evelin Poolametsa vaba sõna. Ütleme, selle Helmete saate eest maksab üks ole EKRE, aga siis Poolametsade oma eest arvatavasti mitte. Ja oled sa kuulnud neid saateid? Ma olen neid saateid kuulanud küll. Mis tunne siis on? Ma ei hakka nüüd süvaanalüüsi läbi viima, aga kui mõelda, et isa ja poeg vahepeal lähevad hulluks ja räägivad mitte ainult teemast, aga siis mingist muust asjast veel sinna juurde, siis vaatajal ja kuulajal, kes seda saadet jälgib, siis võib kohati jääda väga veider tunne, et mida ta täpsemalt kuulab. Jah, see on muidugi tore, et on niisugune perekond, et isa ja poeg teevad kahekesti saadet, siis saab 2 generatsiooni nägemusi, nad üksteist parandavad seal saates, aga ütleme, minu meelest see saade on selline vihane ja niisugune nagu kogu maailma vastu olev saade ja ütleme, see on vist see sama saade, mida siis kogu räägiti ka sellest eelmise valitsuse, kus EKRE valitsus oli, kus oli, et mis seal oli sellega saatega? Et nad pühapäeval tegid saadet ja esmaspäeval läksid valitsusse tööle, et ja siis pidi hakkama, kõik hakkas siluma, kõik koalitsioonipartnerid pidi hakkama siluma nende mõtteid või? Et seal oli peaminister, tahtis kogu aeg tordiga vabandust paluda, et kuigi tema saates ei osalenud, et see jäi kohati kummaliseks ja see sai, ütleme, ka tavameedias sai päris palju sellist kajastamist, et
Nad No on see peaminister nüüd on küll siis meie või selles Isamaa saadik Europarlamendis, et tema siin on kogemust, et kui tulevikus, kui keegi hakkab tegema siis Mart ja Martin Helmega ühist valitsust, siis tasub kõigepealt minna rääkima Jüri Ratasega. Aga mina tahaks öelda, et see Poolametsade saade oli tegelikult selline meeldiv kuulamine. Noh, okei, mõlemad on siis Riigikogu liikmed ja see oli sellist toredat nagu pehmust. Võib-olla sellepärast, et Evelin Poolamets oli ka seal saates, aga ja see oli selline, mulle tegelikult meeldis. Ma kuulasin seda, seal tehti nalja, no nendelt oligi see promillipartei nali, mis ma siin just tehti nalja ja räägiti sellisel rahulikul mõtestatud toonil, et ma võiksin öelda seda, et ei ole see, et ma arvan, et kogu EKRE ei ole kisakari. et seal on palju mõistlikke toredaid inimesi ja nende toetajate hulgas on palju mõistlikke toredaid inimesi ja igal juhul mina soovin edu Poolametsade saatele Vaba sõna. Ma ei pruugi kõikide asjadega seal nõus olla, aga see formaat on vajalik. Täpselt nagu meie saade. Jah. Ja me kohtume oma kuulajate ja vaatajatega juba nädala aja pärast. Täpselt. Ja siis on meil saates Riigikogu liige Liada Nilsson-Järg. Ilusat päeva kõigile. Head aega. Iga nädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime.